Internet on väga vihane selle TikToki trendi üle, kus naised toetavad kolme oma lapse mõrvarit, Lindsay Glancy't. ja neile, kes ei tea detaile, see naine väidab kohtus, et tal oli mingi psühhootiline episood. ja ta tappis 3 oma last, sealhulgas 8 kuu vanuse beebi ja nüüd on TikTokis sadu tuhandeid naisi, kes toetavad teda ja ütlevad sama, Lindsay, sama. ja kuigi see trend ajab mind nii vihaseks ja raevu, pean ma ütlema, et mul on ka süda täiesti murtud, et me elame reaalsuses, kus emad tõesti arvavad, et emaks olemise raskused muudavad laste tapmise kuidagi õigustatuks. ma mõtlen, ma ei ole üllatunud. Need on samad naised, kes toetavad abordiõigusi. Nad usuvad, et kui naisel on raske last kasvatada, siis on tal õigus sellest vabaneda. Miks ei võiks see siis hiljem ka tõsi olla, eriti kui nad läbivad psühhootilist episoodi? Aga kallid, mulle tundub see kõik lihtsalt südantlõhestav. ja me hakkame selle üksikasjadesse süvenema ning püüame natuke selgitada seda moeröögatust, kus 100 000 naised tulevad välja, et toetada selgelt psühhootilist mõrvarist ema. ma ei suuda tegelikult uskuda, et ma neid sõnu ütlen. Aga kas me võiksime korraks mõelda, et see on tegelikult rohkem südantlõhestav kui vihastav? Ja kogu see tsirkus, mis praegu toimub konservatiivsete kommentaatorite seas, mõned neist on selle vastu väga tugevalt, teised on kogu olukorra suhtes veidi mõistvamad. See pole lihtsalt teema. Teema on siin 3 last, kes mõrvati ja see pole lihtsalt üldse okei. Ja kallid, me hakkame nüüd rääkima juhtunu üksikasjadest. Kui te ei soovi seda kuulda, siis hoiatus. Jätke järgmised 2 minutit vahele. Ma tean, et mõned teist on praegu minu peale pahased, aga kahjuks, naised, ma pean oma seisukohta veelgi kindlamalt väljendama. On vaieldamatu, et Lindsay Glancy on kohtu all oma 3 lapse, 5-aastase Cora, 3-aastase Dawsoni ja 8 kuu vanuse Kayleni mõrva eest. Igaüht neist kägistas ta vähemalt 4 minutit, kasutades 3 erinevat treeningkummi. Süüdistus ütleb, et see oli ettekavatsetud mõrv ja kaitse ütleb, et ta tegi seda, kuid teda ei saa kriminaalkorras vastutusele võtta, sest tal oli äge psühhootiline episood. Lindsay enda advokaat ütles oma avakõnes, et tal on bipolaarne häire ja ravimid tegid selle hullemaks. Ja et päeval, mil ta tappis need 3 last, kuulis ta häält, mis ütles talle, see on sinu viimane võimalus. Tapa lapsed, et saaksid end tappa. Ta sai hästi hakkama. 24. jaanuaril, mõrvade päeval, ta viis Cora hommikul arsti juurde. Ta mängis lastega õues lumes. Ta saatis sellest oma abikaasale fotosid. Siis saatis ta Patrickule sõnumi, et too tooks 3 meest toidu kaasa ja tooks nende tütrele ravimeid. Seejärel helistas ta 3 veesse ja esitas tellimuse. Ja me teame, et ta kasutas Apple Mapsi, et jälgida, kui kaua kulub Patrickul restorani ja tagasi jõudmiseks. Patch. ma mõtlen, see vaene isa. Tegi need käigud umbes kella 17:15 kuni 18:09. Kui ta tagasi jõudis, leidis ta naise lume sees lamamas, käed ja kael lõigatud. Naine oli halvatud pärast aknast väljahüppamist ning lapsed ei reageerinud, paelad veel kaela ümber. Ta üritas neid aidata, kuid Cora ja Dawsoni jaoks oli juba liiga hilja. 8 kuu vanune laps elas aga veel 3 päeva elutoel. Okei, mõlema kohtupooled tunnistavad seda kõike. Mõned ütlevad, et ta peaks saama surmanuhtuse, teised arvavad, et ta tuleks saata psühhiaatri osakonda. On ka neid, kes arvavad, et tema mees tegi seda. Ja siis on veel inimesed, kes panevad oma videotele tekstiks sama Lindsay üle kogu TikToki. Nüüd on see trend, kus naised vihjavad, et ka nemad on jõudnud sinnamaani, et tahaksid oma lapsi kägistada. Jah, see viimane tundub mulle päris imelik. see murrab mul südame. Kas ma võin aus olla? See murrab mul südame. Ma isegi ei... Ma olen vihane. Ma olen vihane ühiskonna peale, mis on tõesti need naised nii ära aju pesnud, et nad usuvad nii hullumeelseid ideoloogiaid. Nad näevad laste kasvatamise raskusi ja võitlusi millegi sellisena, mis paneb neid kaaluma oma lastele haiget tegemist, selle asemel, et näha seda kui oma elu suurimat au. Mis on meie ühiskonnaga juhtunud? Ma mõtlen, need naised on segased. Praegu levib väga kiiresti video naisest, kes põletab oma lapsi, eks? Põletab oma lapsi. See ema Miamist valab kuuma vaha oma väikelapse kätele ja süütab köögist tulesid videoseks, sest tal on vaimse tervise probleem. Ja ma mõtlen, mis? Ja nüüd on sul need videod, kus sünnitusjärgne raev võttis minust võimust. Nii et sul on selline poosetav, enesekeskne, lapsik jama teatraalselt nartsissistlikult inimeselt, kes ajab kõik tõeliselt vihaseks. Nagu see on see, mida ma pean tegema, et oma emotsioone reguleerida. Ma pean olema vägivaldne, sest mul on nii raske. Kas me oleme tõesti jõudnud sinnamaani, päriselt ühiskonnas nii kaugele, et naised ei suuda oma emotsioone piisavalt reguleerida, et tulla toime tõsiasjaga, et emadus on raske, ilma et nad kaamera ees tõmbleksid? Ta peab need jääkuubikud vihaselt minema viskama, et rahuldada oma vajadust midagi hävitada. Ja jah, see võib tunduda hullumeelne. See tõesti näebki hullumeelne välja muide, aga see aitab teda väga palju. Ma lihtsalt. Mõnikord on mingi uus trend, eks. Näiteks visata jääd oma vanni, et sa ei teeks oma lapsele haiget. Mõnel päeval emana on mu kannatlikkus proovile pandud. Nii et selle asemel, et oma väikelapsega karjumisvõistlus pidada, ma viskan jääd oma vanni.
vaimselt segased. Sõna otseses mõttes vaimselt segased need naised. Okei. Ja Matt Walsh on selle vaidluse keskmes, sest ta on olnud selles väga karm. Ja tegelikult on Ben Shapiro teda selle eest kritiseerinud, sest ta ei ole sellega nõus. Aga see on siiski üsna erakordne, kuigi mitte üllatav, et nädalal, mil riigi vasakpoolsed naised tähistavad avalikult ja kanoniseerivad koletist, kes tappis oma 3 last, üks koledamaid ja paljastavamaid hetki kaasaegses ajaloos. Mõned konservatiivsed mõjutajad ja kommentaatorid on otsustanud kulutada oma aega, suunates oma viha minu peale, sest mul oli nende arvates veidi kohatu ja kohutav säuts. Ma kaldun arvama, et laialdane, avalik ja häbitu selliste naiste ülistamine, kes metoodiliselt tapavad kõik oma 3 last, oleks siin pealkiri. Ning see naine ise ja tema kaitsjad oleksid selle loo kurikaelad. Aga muidugi elame me arulagedal ajal ja nii räägitakse hoopis minust. Tuhanded naised ütlevad, et Lindsay Clancy ei saanud kuidagi oma 3 last tappa, sest ta on lõvi ja lõvid ei tapa. Ja taas, lisaks sellele, et Lindsay Clancy juhtum ise on nii südantlõhestav, ma mõtlen, et need idioodid, need liberaalsed naised on lihtsalt nii äärmuslikult näidanud, kui rumalad nad on. Kuula seda. Okei, vaata seda, see on tõesti hullumeelne. Lindsay Clancy, sünnikaart. See on nii hullumeelne, mul ei ole sünniaega. Nii et tegelikult võid sa tõusumärgi, laskumärgi, IC, MC, Vertexi ära unustada. Majasid pole, meil pole neist ühtegi olemas. Nii et mitte kõik aspektid ei pruugi olla tõesed, sest kõik need punktid, me tegelikult ei tea neid. Ma mõtlesin, mis see tuleb välja. Aga kõigepealt me peame näitama. Okei, nii et kui siin midagi on. Tal on maaseil Teevalajas, lõunasõlm Lõvis. Ta on praegu oma sünnipöördes. On möödunud mõni aeg, aga ma pean siia tulema lihtsalt selleks, et öelda, et olen jälginud Lindsay Clancy kohtuprotsessi, eriti kui 2 lapse ema, kes on pidanud tegelema paljude sünnitusjärgsete vaimse tervise probleemidega. Ja tead, lihtsalt jälgides kõiki nende sünnikaarte, sünnipäevi ja tähtkujusid, tema tegi seda. Tema tegi seda. Ta on kaksikute tähtkujus sündinud mees. Tema sünnipäev on 15. juunil. Mina olen kaksikute tähtkujus sündinud naine. Minu sünnipäev on 14. juunil. Lubage mul tuua teile veel üks näide sellest, milline on kaksikute tähtkujus sündinud mees. Samuti sünnipäev, 14. juunil. Mehed ja naised on erinevad, pea seda meeles. Palun ära hinda mind. Donald Trump. Mõnikord ma imestan, kuidas ma saan olla sama sugu kui need inimesed. Kas mul on sama vaimne needus, millega need naised vaevlevad? Ma mõtlen, kas mul on. Ma loodan, et mitte. Ma näen pidevalt, kuidas inimesed räägivad Lindsay Clancy juhtumist ja paljud konservatiivid küsivad endalt, kuidas me ühiskonnana siia jõudsime, kus suur hulk naisi kaitseb. Lindsay Clancy, kes kägistas surnuks 3 oma last. Mis naistega praegu toimub? Ja ma ütlen teile, kuidas me siia jõudsime. Sellepärast, et üle 25% naistest Ameerikas on täpselt seda sama teinud, mida Lindsay tegi. Nad tegid täpselt sama asja. Nad tapsid oma lapsed, eks. Nad tapsid oma abitud, süütud lapsed lihtsalt sellepärast, et nad ei tahtnud neid. Nad olid takistuseks. Ja loomulikult tunnevad nad talle kaasa. Muidugi püüavad nad oma enda süüd varjata, õigustades seda, mida teine naine tegi, kui ta oma lapsed tappis. See on loomulik viis, kuidas püüad patuga toime tulla, eks? Kui sul on probleem joomisega, siis ümbritsed end teistega, kes palju joovad. Kui sul on probleem ropendamisega, siis ümbritsed end inimestega, kes palju ropendavad. See on südantlõhestav. Ta räägib selgelt abordist, eks? Ma mõtlen, aga jälle. See trend, kus need naised toetavad Lindsay Clancy't, koguvad tema jaoks palju raha ja toetavad mingit vandenõuteooriat tema süütuse kohta, viitab 2 asjale. Esiteks, täielik aju pehmenemine, mida progressiivsed naised on saanud TikTokist ja sellest, et nad loevad terve päeva ainult erootikat ja tõsielu krimkat. Ma söön komme. Ma olen nagu, neil pole mingit tegelikku intellektuaalsust, aga mis veel olulisem, teiseks, silmakirjalikkus ja selgus selles, et nad tegelikult ei taha võrdõiguslikkust. Nad tahavad pidevalt naistele erandeid teha, kujutada naisi ohvritena ja vabastada nad kõigest vastutusest. Jah. Ma mõtlen. See naiste suundumus. See trend, kus naised panevad kaamera üles ja näitavad, kui raske on beebidega olla, on lihtsalt midagi, mida mina ei toeta. Või siis ollakse beebide vastu õelad. Keegi kirjutas selle, ära tee nii. Meie ülesanne on lapsi kaitsta, mitte tahtlikult imikuid ärritada. Ma lihtsalt vihkan seda. Ma vihkan seda. Lindsay Clancy on täielik koletis, kes kägistas 3 last surnuks. Ta ei vääri kelleltki mingit kaastunnet. Ainult surmanuhtlus oleks piisav. See naine tappis oma lapsed, aga ütleb, et see pole tema süü. Pole normaalne mõelda oma laste tapmisele. Seesama Lindsay trend ei ole mingi uhkustamise asi, nagu sa arvad. See on sügavalt häiriv ja iga ema, kes seda postitab, tuleks uurida. Ma olen nõus.
tegelikult olen nõus. Su naine ei peaks ilmselt TikTokis olema, Alip Talaki sõnul. Inimestel on sellega raske. Las ma ütlen veel kord. TikTok on ainulaadselt loodud selleks, et sihtida naisi sõltuvust tekitava, negatiivse, petliku ja vihase sisuga. Sellepärast kaitstakse Lindsay Clancy juhtumit ja ta on eemaldatud. Kuigi seal on seksuaalvähemustest transnaisi, ei peaks nad ilmselt seal olema. Olen tänulik, et mul on tiim, kes postitab minu taskuhäälingu lõike sinna. Ma arvan, et on oluline esitada alternatiivseid vaateid ja ma pole kunagi oma elus sellesse äppi sisse loginud. Ta tunnistab, et tappis oma 3 last ja siiski on kogutud $767 000. Ma mõtlen nagu... Timpul, see on järgmine ilmne samm abordi arutelus. Minuga. Mu Rohkem mõistus ei lülitu poosetavaid kunagi videoid. välja. Kui raske on olla ema. Õiglus Lindsay Clancy'le. Ma mõtlen vaata seda. See on ilmselgelt AI, jah. Ja muidugi ei tule üllatusena, et teda toetab just Code Pink. See kohutav organisatsioon, mida rahastavad lausa terroristlikud üksused. Aga naised tema ümber toetavad teda, sest nad mõistavad tema sünnitusjärgset olukorda. Ma lihtsalt... Lindsay, ma lihtsalt ei suuda, ma päriselt lihtsalt ei suuda seda taluda. See on tegelikult trendiks saanud. Sama, Lindsay, sama. Noh, ma üritan laste eest hoolitseda. Ma upun iga päev. Mul on süümekad, et kulutan oma pere raha ega teeni ise midagi. Ma tunnen, et kulutan liiga palju. Tema kirjutas selle, eks? Nüüd. Ma olen väsinud. Ma kardan Kalli pärast ja ta jääb haigeks. Ta on haige laps. Kas sa arvad, et need naised saavad aru, mida nad tunnistavad? Et see asi, millele nad oma elu pühendavad, nad lihtsalt tunnistavad, et jah, mõnikord tahavad nad teda tappa. Kas neil on aimugi, millised tagajärjed sellel on? Tal on praegu mõlema kõrva põletik. See on ilus, kallis. See on ilus laps. Sõna otseses mõttes. Need on su elu parimad hetked. Olla ema ja kasvatada neid ilusaid väikseid ingleid, kes on meile antud. Ja sina kaebled selle üle. Mis sul viga on? On väärkohtlemine last nutta lasta ja mitte reageerida. Aga ma tegin selle otsuse. Ma tegin seda Kalliga. See on ilus beebi. Ma ei suuda. Internet on täna minu jaoks natuke liig. Aitäh teile kõigile, et sellele tähelepanu pöörate, Pata.